ja mis sa lubanud oled, seda teed. Sul on kõik nagu ilus rääkida, et see oli selle point, et loomulikult on ju täna kitsas töötajatega kuskil ei õnnestunud sellel päeval teha, aga see mõtteviis pelgalt juba, et me töötame ja ikka ühes paadis. See on päris paljudel objektidel tegelikult nagu võtmekoht. Et ei ole vaja äkki enda poole kiskuda, vaid see on üks eesmärk, see asi valmis teha hästi. Ja otse loomulikult, et kui läheb eri arvamuste klaarimiseks jõuga, siis sinna sekkub juba juriidika ja siis ehitaja mõistus taandub ja sellises olukorras on nagu positiivselt väga keeruline edasi minna. Me teadsime, et eelmine etapp oli olnud väga keeruline. Teenus ehitajaga siis. Igal võimalusel püüdsime vältida sellist võimalust, mis võiks viia sellise vahenduseni. Samamoodi tegelikult ehitada, et mitte juristid ei ehita, vaid ikkagi ehitajad, insenerid ja platsimehed, töötajad ehitavad, nagu tänapäeval palju öeldakse, et juristid on võtnud nagu ehitmise üle selles mõttes, et pigem toimub töö hangetega üksteise üle kavaldamise ja kavalate tingimuste välja kauplemisega, mitte siis niivõrd ehitada. No see on ideaal jah, et tegelikult ilma juristideta ehitada, et päris ei saa või ilma projektideta. No peaaegu saab, ega ehituskunstnis ei ole täna juristi tööl. Et me ikka proovime nagu ilma, me proovime ka tihti maamehe mõistusega, sest ega inimesed on inimesed laua taga, tuleb aru saada, mis on nende mured, mis on nende keerulised kohad, sellepärast et ega see ehitamine on ju alati selline üks tüütu ja eritegevus, et mida iganes ehitad ju kellegi igapäeval tööle, mure ei ole ehitamine, ta tahaks oma asju ajada ja ehitus peaks käima nii, et jumala pärast isegi, et kui neid ei näeks, oleks väga hea. Kui selle läbi mõtled, siis on võimalik seda suunast liikuda, muidu eks see tähendab ka ju seda, et kui on turul keerulised hetked, kas siis tööjõudu ei ole või on alapakkumine tehtud, et need siis vastavalt ikkagi pingestavad seda olukorda, et kui on vähe raha ja alltöötjat ei leia, aeg läheb käest ära, siis on järgmine mure juba uksees ja niimoodi mured kuhjuvad ja see on ka üheks põhjuseks, miks tähtajad rebenevad. Aga küll, meie pakkumine oli täpselt selline, mis lasi tegelikult meil teha tööd ja rõhu hoida õiges kohas, pluss muidugi meeskond. Et minul on ainult tänusõnad enda meeskond. Niimoodi suhelda ja mõelda seda võib-olla mingil hetkel, et äkki mõnikord tuleb esimesena ise anda või järgi.
asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu igal neljapäeval Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel. Sellel aastal on sulle veel oi-oi kui palju pakkuda, sest Kuku raadios läheb lahti Elamuskuu sõnumimäng. Saada SMS märgusõnaga Elamuskuu numbril 1511. Sõnum hind 1 euro, sest 20. detsembril võidab üks õnnelik Kuku raadio kuulaja Elamuskuu auhinnapaketi ja tema elu muutub väga põnevaks. Peaauhinna panevad välja Ökoapteek Eliksiir ja Kontsert Helgus. Toetavad Viru Folk, Rakvere teatrimaja, Ars Muusika, Kultuurileht ja Tondi lasketiir. Igal aastal sama